Tere tulemast vestlussaatesse Tunne Inspiraatorit, kus me tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Minu nimi on Armin Pajula ja ma olen selle vestlussaate võõrustaja. Mind väga köidavad inimeste lood ja elu väljakutsetega toimetulemise telgitagused. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igaühel on oma lugu rääkida ja kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende oskused ja kingitused just õigete inimeste ning abivajajateni jõuaks. Ja see ongi Tunne Inspiraatorit vestlussaare eesmärk teha nähtavaks inimesed, kellel on maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Meie tänane külaline töötas üle 30 aasta juristina. Neist viimased 24 aastat suures globaalses finantskontsernis. Kui ta 5 aastat tagasi teist korda läbi põles, ei osanud ta aimatagi, kui keeruline ja oluline eesolev teekond olema saab. Kuna taastumine oli keeruline, ajendas see teda sukelduma valdkonda, mis oli teda tegelikult terve elu süvitsi huvitanud. Inimene tervikuna. Mis teda käivitab, mis teda trigerdab, mis on tema motivaatorid ja varjatud ajendid, mis teda tagasi hoiab, mis teda innustab, miks ta teeb just nii, nagu ta teeb. Ehk siis lühidalt, mis on tema lugu, miks see lugu selline on ja miks teatud mustrid korduma kipuvad. Lõpptulemusena hakkas ta ka ise õppima erinevaid tehnikaid ja meetodeid stressi maandamiseks, läbipõlemise taastamiseks ja närvisüsteemi reguleerimiseks. Ja üsna loomuliku käiguna jõudis ta ka keeruliste emotsioonide ja traumadeni. See kõik aitas tal mitte ainult aegamööda enda emotsionaalse ja füüsilise tervist taastada, vaid tänaseks on ta ka õppinud coach ja nõustaja eelpool kirjeldatud valdkondades ning kasutab neid teadmisi ja kogemusi, et ka teisi selles aidata. Tere tulemast saatesse coach ja nõustaja Anneli Ahse. Tere! Tere, Anneli! Sind on tore näha siin meie saates. Minu traditsiooniline küsimus alati, enne kui me üldse kuskile lähme siit, kuidas sa ennast praegu tunned? Täitsa hästi, natuke elevil, aga see vist on normaalne. Jah, et selle asja juures on hästi oluline, et me kõik tunneme nii-öelda elevust, ärevust, mulle isegi meeldib öelda erevus, mis on elevuse ja ärevuse segu. Et see on siuke lahe sõna. Ja see on ju märk sellest, et me oleme elus, me oleme inimesed, me ei ole mingisugused androidid ja robotid. Just. Aga oled sa varem käinud ka sellistes saadetes kuskil jagamas enda lugu, enda tegemisi? Ei ole. Ei ole. Sul on see au, jah? Väga äge. Ja me oleme laivis ka ju täitsa. No laivis ja selles mõttes, et ma olen küll gruppides ja loomulikult koolitustel igal pool rääkinud, aga mitte niimoodi podcastis kuskil. Väga äge. Ehk siis siit saab alguse üks vägev lend. Loodame. Aga räägi natuke kõigepealt sellest, et mis motiveeris sind üldse siia saatesse oma lugu rääkima tulema? Põhimõtteliselt see sama, mida sa ise kirjeldasid, et mu enda teekond oli nii ühtepidi küll hästi loomulik. Ma olen sellel arvamisel, et meie teekond on alati tervik, et ei ole midagi, mis käivitab lihtsalt mingisuguse teekonna, et teekond ongi sünnist kuni siis lõpuni. Ja üks asi viib paratamatult teiseni, aga see on kohati olnud keeruline ja ka raske. Et kogu see läbipõlemine ja sellele järgnenud protsess või aeg pani mind aru saama, et ma olen aastakümneid elanud kroonilises stressis ja ellujäämisrežiimil ja seal all nagu ikka on alla surutud emotsioonid ja traumad ja muud sellised, see on üsna tavapärane. Ja ega ma ei osanud ja kuskilt ei olnud ka võtta nagu ega abi ja nõu nii väga. Nüüd veel juba midagi on, aga 5 aastat tagasi oli oluliselt vähem ja 20 aastat tagasi oli veel vähem. Et
ja miks ma seda üldse teen, esiteks see huvitab mind väga, on alati huvitanud ja teiseks ma tahaks, et äkki mõne teise inimese teekond on natuke lihtsam ja nad saavad natuke kergema vaevaga aru, et midagi tuleks muuta või mida tuleks muuta, et see ei peaks nagu nii karmilt kulgema. Ehk siis soovid, et sinu peamiseks motivaatoriks siia tulla oli, kui ma võtan selle jutu nagu kokku, sa võid siis peegelda tagasi, et on see, et kuna sa ise oled kogenud, on ju seda abi ei olnud sellel ajal niimoodi saada, mis oleks sind aidanud sinu olukorras ja kuna sa oled ise sellest läbi tulnud, siis sa tahaksid selle infoga jõuda nende, ütleme, inimesteni, kes tunnevad samamoodi, et mul oleks vaja mingisugust meetodit, abi, kedagi, kes saaks mind selles aidata. Jaa, sest tegelikult ma näen, kui palju inimestel seda vaja on. Jaa, mind väga puudutas sinu üks mõte, millesse me lähme kindlasti täna rohkem sisse, oli see, et ma taipasin, et 30 aastat olin elanud stressis. Ma tahaks sellesse rohkem sisse minna, aga lähme kõigepealt sinna päris algusse, siis puudutame seda teemat nagunii, sest see on nii oluline mõista ja lähme sinna sisse ja tervitused siit ka Urvele, et Urve on meil siin vaatamas. Teised ka, kes te olete otse vaatamas, võite kohe siia kommenteerida ka. Et siis saame teid tervitada siin otse saatest, täitsa saate ka kuulsaks. Aga räägi natuke sellest perioodist siis lähemalt, et sinu tutvustuses juba tuli välja, et teine läbipõlemine on ju, see pani su siis vaatama sügavalt endale otsa ja vaatame, mis siis tegelikult sinu elus nagu toimub. Aga räägi natuke sellest esimesest läbipõlemisest või üldse, kas sa, vormistan seda küsimust veel, et kas enesearenguga olid sa juba kokku puutunud enne seda läbipõlemist või oli see sinu esimene kontakt peale seda? Olin puutunud enne, ma olin ikka 20-ndates tegelikult, kui ma hakkasin, ma ütlesin, mind on see terve elu huvitanud. Olin küll. Ja räägi sellest, mis sind tõmbas üldse sellesse enesearengu maailma, kas see tuli lihtsalt kuskilt kellegi kaudu või oli sul omal ka elus mingisugune periood näiteks, mis pani sind sellesse vaatama, et kuidas sinu teekonna algust täitsa sai? No nagu ma ütlesin, meie teekond algab sünniga tegelikult ja üks asi viibki loogiliselt teiseni ja kui ma nüüd tagantjärele vaatan, siis ma loomulikult saan aru, et kõik oli väga loogiline. Üks asi on see, et kuskil teismelise eas ja noorena me tegelikult kõik nii-öelda otsime ennast ja oma kohta maailmas. Ja kui me saame aru, et me nagu väga hästi sinna ei sobitu, et kuskil on, et sa oled natuke nagu võib-olla teistmoodi ja tundlikum ja sa püüad ju endast aru saada, sa püüad maailmast aru saada. Ja tookord ma nii väga ei saanud, siis oli nagu selline sulamisaeg ja nõukogude aja lõpp hakkasid tekkima erinevad vaimsed praktikad, igasugused meditatsioonid ja asjad hakkasid ju siis levima. Et nende kõigiga ma olen kokku puutunud ja ma olen väga tänulik nendele inimestele, kellega ma seal kokku puutusin ja kellega koos me nii-öelda kasvasime. Aga see on olnud nagu minu elu loomulik osa. Ja ma kaua aega ei teadnud, miks ma midagi otsin, aga täna ma muidugi nüüd tean, et kui sul on sisulised lapsepõlve traumad ja allasurutud emotsioonid, siis need panevad sind tegelikult käituma viisil, et sa vahel ise ka imestad ja sa ei saa aru, miks su reaktsioonid on sellised. Ja kuna ma olen väga teadmisimuline ja uudishimulik, siis ma lihtsalt olengi otsinud, aga see korralik läbipõlemine, mis muidugi lõppes töösuhte lõppemisega, see kiirendas nagu väga oluliselt, et kui mul nagu kogu elu on olnud see teekond nagu maraton rahulikult, siis viimased aastad on olnud nagu selline hästi korralik sprint ja väga intensiivne. Et ma just mõtlesingi seda, et ennem see eneseareng ja eneseteadlikkus oli pigem nagu hobi ja selline nagu ütleme vaba aja tegevus rohkem, et see huviala. Ja nüüd, kui elu nagu surus võib-olla põlvini, siis oli see, et mul on vaja nagu päriselt sellega tegelema hakata. Siis üritin minna või näed seda teistmoodi? Ma ei saa ka öelda, et see hobi oli, see oli mu elu loomulik osa tegelikult aga see ei pannud mind midagi nii kardinaalselt muutma, et muuta nagu oma teed täiesti või nagu oma ametit, mida ma ju sisuliselt tegin või tegemas olen. Et ma pigem nii-öelda integreerisin seda lihtsalt oma igapäevaellu. Aga lähme selle esimese läbipõlemise juurde, sest et ma tean, et inimesed, kes ei ole kunagi veel läbipõlemist kogenud, nad
tavaliselt on see, et me tagantjärele saame vaadata, näed, tegelikult olid mingid märgid olemas kogu aeg, on ju, ja kui me ei oska neid märgata. Et räägi natuke sellest esimesest läbipõlemisest, et kuidas see oli, mis sinu elus toimus, kuidas sa sellest nagu välja tulid? Mul langesid kokku väga suur koormus tööl ja erinevad probleemid või ka nii-öelda koormused isiklikus elus. Erinevad sündmused, mõned neist positiivsed, mõned mitte, aga kokku oli seda lihtsalt liiga palju. Ja tubli eestlasena, mis me teeme, me püüame endiselt tublid olla ja isegi siis, kui me enam ei jaksa, ega me ei võta aega maha, me nii-öelda push ime edasi, me teeme edasi, me ütleme endale, et me saame hakkama, me oleme tublid, me abi ka kuskilt ei otsi, et küll läheb ise üle. No ega ta nii väga ei kipu ja siis tegelikult mõjus see mul tookord tervisele ja ma lihtsalt pidin aja maha võtma, aga küll ainult õnneks mõneks kuuks ja ma taastusin enam-vähem ära. Aga nii-öelda õppetundi nagu kätte ei saanud, et paid teise korra veel otsa ja siis mõtlesid, et no kuule, nüüd vist tuleb ikka midagi teha. Sa ütlesid huvitava lause ka siin, mida ma korraks puudutan, et nii nagu, ma ei mäleta täpselt sõnastust, aga et eestlastele kombeks enam-vähem, et lihtsalt paneme silma nagu suu kinni ja ei tee välja sellest, et meil on raske ja lihtsalt oleme ja teeme oma asju edasi. Et kas sa näed, et eestlastel on see just selline väga levinud muster või? No me ise arvame, et see on väga eestlaslik, aga ega teistest rahvustest inimesed samamoodi püüavad tublid olla, hakkama saada, aga kuidagi millegipärast on see nii-öelda eestlastele, ma ei tea, kas me ise arvame, et see on meile rohkem omane. Vaata, sellega seoses meenub mulle üks nali. Brüsselis on üks väike skulptuur, Pissiv poiss. Ja keegi tegi selle kohta nalja ja ütles, et kui see oleks Eestis, siis oleks selle nimi mitte Pissiv poiss, et kannatab kõigest jõust, aga midagi ette ka ei võta. Väga hea. Ja mulle tundub, et see kohati iseloomustab meid. Ma ise alustasin ka ühte lahedat väljaõpet ja siis seal see mentor ütleb, et kõige kinnisemad, just kellel ongi emotsioonid kõige rohkem nii-öelda nagu on sakslased ja taanlased. Et ta on üle maailma nagu inimestega töötanud, ütleb, et need on need, kus on nagu nii range need lapsepõlved asjad olnud, et sihuke päris korralik teema on seal. Sakslastega kindlasti, sakslastel näiteks on täiesti tuntav liikluses agressiivsus ja see on see viis, kuidas nad seda välja elavad. Aga liigume siit siis nüüd selle suurema elumuutuse ja muutva sündmus juurde, et räägi sellest natukene. Kõigepealt, milles see väljendus sinu üles ülekoormus, et millal sa hakkasid aru saama üldse, et hakkab ülekoormust tulema? Ma küsin niimoodi, et kas sa said juba aru, et juba hakkab tulema, aga sa veel ei võtnud samme ette või tuli jälle niimoodi, et oli käes ja siis oli see, et nüüd on vaja midagi teha? See oli käes ja on vaja midagi teha, sest et ega me ei kuula tihti neid vaikseid märke, et ega see enda muutmine ei ole ju lihtne ja kui surve on väljast poolt ka, lõppude lõpuks sa tahad oma tööga hakkama saada, tööl oligi keeruline, oli periood, kus ma tegin üksi 2 inimese või mitme inimese tööd. Et selles iseenesest ei olnud midagi halba, aga võib-olla halb või ütleme nii, et mitte tervislik oli minu suhtumine sellesse, et oleks ikkagi pidanud natuke oma aega teisiti jagama, aga mina arvasin, et kui ma töötan rohkem tunde, siis ma saan rohkem tehtud ja veel natuke rohkem tunde ja saan rohkem tehtud ja siis sa tuled koju ja sul on pere ja lapsed ja kõik tahavad midagi ja siis oli mul, peres oli väga raske aeg. Et nagu sellist puhkust ei olnud kuskil ja siis lõpuks hakkad unetundide arvelt seda võtma. Ja uni kannatab nagunii, kui sa sellises seisus oled. Ja ega siis, aga on vaja ju tubli olla ja edasi püüda. Mis sinu jaoks oli see tubliduse motivaatoriks, kas oli pere, oli see töö, oli see enda mingisugune visioon, nägemus oma elust, tulevikust? Mis sinu jaoks oli see taganttõukajaks, et isegi hambad risti minna ja teha ära? Täiesti aus vastus on tegelikult traumad, lapsepõlvetraumad. Need tingimused, mis on pannud meid tegutsema viisil, et meil on vaja, kui sa vaatad, mitte kõik ei ole sellised, inimestel on loomulik saavutusvajadus ka ja see on väga vajalik ja see on väga positiivne asi. Aga on inimesi, kes on tegelikult täiesti väsinud ja nad nimetavad seda enda motiveerimiseks, nad on nagu üliambitsioonikad ja nad muudkui püüavad ja püüavad, ütleme, nälg saavutuste järele või sellistes kohtades on tavaliselt see, et midagi on natuke juba viltu.
et ei kuulata enam ennast ja noh, see fakt ise juba, et sa läbi põled, näitab seda, et sa ei kuula ennast, et sul teatud enesesäilitusinstinkt on vaiksem kui see selline enese tõestamise instinkt. Ega sa ju tõestadki endale maailmale, et ma olen tubli ja ma saan hakkama ja nii-öelda ma olen tunnustust väärt või armastust väärt või mida iganes. Kas sa oled valmis jagama ka, et kes oli sinu, kui sa nende traumadega tegelema hakkasid, kelle sa tegelikult tõestada soovisid? Oled sa sellele ka nagu jälile saanud? Ja loomulikult, noh, ma ei tahaks detailidesse minna, aga kui see tuleb lapsepõlvest, siis on need reeglina meie vanemad. Jah, et see on nagu päris huvitav teema, see lapsepõlve teema ja aga räägi, millal see oli üldse, mis ajal see oli? Mis asi? See läbipõlemine? Tegelikult oli see pikk protsess ja ega ma ei oskagi seda kalendrisse seda märki teha. See oli kindlasti juba enne COVID-i epideemiat, sest COVID-i ajal koju jäämine, noh, me töötasime põhimõtteliselt 2 aastat kodukontoritest, see oli suur leevendus. Sest et seda müra ja kõike oli palju vähem, keskenduda rohkem töö tegemisele. Kontoris on ikka, esiteks sa sõidad sinna, sa sõidad koju, siis on mingi suhtlemine, müra ümberringi. Kui sa oled sellises läbipõlemises, siis tegelikult hakkavad häirima ka liigsed hääled ja liiga tugev valgus ja liiga palju suhtlemist. Noh, sulle närvisüsteemil ei ole ressurssi sellega tegelda enam. Sest lõppastmes taandub kõik närvisüsteemile. Me oleme harjunud mõtlema, et see on vaimse tervise teema. Tegelikult on see närvisüsteemi teema. See on puhas bioloogia, see ei ole nii-öelda mentaalne. Sellepärast ma just küsin, kui palju värskelt on sul meeles tegelikult, mis sinu seest toimus, mis sinu peast toimus, et sellepärast ma nagu seda küsisin, et siis ma tean nagu sealt edasi minna, sest mind huvitab just see, et mis sinu nagu seest toimus, kui sa saad aru, et ma pean nüüd midagi tegema, midagi radikaalset, siis tulevad ikka ju üles, kas hirmud on ju, et mis siis saab, kui ma nüüd jätan töö ära või, et kui palju sul on meeles seda sisemist vestlust, et ma pean nüüd midagi hakkama muutma, muidu läheb asi nagu siit aina hullemaks. On ikka meeles. Ja mis seal taga on? Hirm loomulikult. Sa ei julge muutusi teha, sa ei tea, mis siis saab. Kas sa saad hakkama, kas sa saad finantsiliselt hakkama, mis inimesed arvavad. Ja see hirm, et ma olen läbi kukkunud, et ma ei tulnud toime. See ongi selle kõige taga ju, et miks me nii-öelda pushime ennast kõigest läbi, et muidu meil tuleb tunne, et me oleme läbi kukkunud, me ei tule toime ja siis inimesed mõistavad meie üle kohut ja on kriitilised ja see on tegelikult hästi-hästi valdav. See on päris karm tegelikult, et me oleme ise tegelikult enda kõige suuremad piitsutajad põhimõtteliselt. Vanasti olid meil nii-öelda orjapidajad, nüüd me kui orjapidajad ei ole, nüüd me oleme ise enda orjapidajad. Just. Ja kuidas sa jõudsid siis selle otsuseni, et siis muuta totaalselt oma elu? Kuidas sa läksid sellest hirmust läbi? Mis oli sinu jaoks üks viimaseks piisaks sinna karikasse, et ma teen nüüd selle asja ära? Mul ei olnudki vist võib-olla sellist viimast piiska, kõik asjad lihtsalt jooksid kokku ja ega ma väga ei taha ka sellesse hetke tagasi minna, kui päris aus olla. Okay. Ma parem räägiks sellele, kuidas ma sealt välja tulin või kuidas edasi, sest et noh. Miks ma seda küsin, on see, et seesama see punkt, vaata, kui sa teed selle otsuse, see on tegelikult väga paljudele oluline moment, sest et noh, ütleme ausalt, et paljudel inimesed tahaks mingisugust muutust, aga just seesama hirm ongi see, et kas ma saan hakkama, mida teised arvavad ja kõik see, et siis see, mis sind aitas nagu sellest läbi minna, et siis ka teised inimesed saaks sellest punktist üle, et ma teen selle otsuse ära, vahet ei ole, näe, Anneli tegi ära, tema tegi nii, ma lähen teen ka ära. No nagu ma ütlesin, et ma tahaks, et inimesed jõuaks varem sinna, sest et tegelikult mul ei olnud sellist punkti ja ega mul ei olnud see, et ma nüüd võtsin kätte teadlikult ühel hommikul, ärkasin üles, mõtlesin, ma hakkan oma elu muutma. Üldsegi mitte. Ma hakkasin lihtsalt muutma ja ei mõelnud selle peale nii palju ja hästi huvitav oli see, kuidas selles suunas hakkasid kõik uksed ise lahti minema. Ma ei oskagi seda teistmoodi kirjeldada, et üks asi nii loogiliselt viis lihtsalt teiseni kogu aeg. Aga kui sa küsid, et mis see mõistmine seal taga oli, mõistmine oli see, et kui ma midagi ei muuda, ma sõna otseses mõttes suren ära. Sest no ükski närvisüsteem, süda, mis iganes, su süsteem, su tervis ei pea vastu ju lihtsalt enam.
just, väga äge. Ja kui sa vaatad nüüd täna tagasi sellesse perioodi, nendesse otsustesse, mis tegid ja nagu sa ütlesid, et see oli tegelikult loomulik käik, et nagu olekski mingisugune suurem juhatus sind jah. juhtinud ilusti mõnusalt. Mis on olnud suurim muutus peale seda sinu elus või nagu kas su enesetundes või ka väliselt maailmast, mis sa oskad välja tuua praegu? Välises maailmas on see, mida ma tegema hakkasin, sest ega ma alguses ei mõelnud üldse ju, et ma mingit ametit muudan või hakkan palgatöötajast ettevõtjaks, jumal hoidku minu vanuses ka veel, või see nagu muudab täiesti ala. Ma isegi ei mõelnud selle peale. Ma mõtlesin, kui ma koju jäin, et okei, ma nüüd mingi kuu aega võib-olla maksimum puhkan või paar nädalat ja siis ma hakkan seda tegema, mida ma olen tahtnud. Ma lõpetan oma elamise ära, ma saan aias midagi, kõik asjad korda teha, ma saan rohkem lugeda, reisida ja siis, kui ma olin mitu kuud kodus olnud ja ei olnud sõna otseses mõttes absoluutselt mitte midagi teinud, siis ma sain aru, kui halvasti tegelikult asjad on. Ega ma enne ei saanudki aru, kui hull see on. Su keha, ma korraks lihtsalt tulen vahele, et su keha tahtis tegelikult lihtsalt puhata. Jah, loomulikult. Ja läbipõlemisega näiteks hästi huvitav on see tegelikult, et puhkus ei taasta, puhkus ei aita. Et ma olin mitu kuud kodus ära olnud või isegi juba pool aastat, see ei taastanud mind tegelikult. Et sellepärast ongi vaja sellist teraapiat, juhendamist, teatud tehnikaid või viise, mida siis teha. Ja ma veel kord ütlen, et ma väga loodan, et inimesed ei lase seda asja nii hulluks, et ma oleks ka targem olnud, kui ma oleks ikkagi natukene varem midagi ette võtnud, aga noh. Ehk siis kui inimene, ütleme, läbi põleb ja jääb lihtsalt koju, ta jääb samasse põhimõtteliselt samasse seisu, kui tal ei ole neid mingisuguseid viise või abivahendeid, kuidas tegelikult sellest läbi tulla, et sa mõtled seda, jah? Laias laastus jah, ma muidugi päris nii ei üldistaks selles mõttes, et kui see läbipõlemine on esmakordne, kui see on väiksem, kui sellele saab kiiremini jaole, siis taastab ikka pikem puhkus üsna ära küll. Aga närvisüsteem ei õpi ennast päris ise reguleerima, et kui see närvisüsteem on sellel ellujäämise režiimil, siis nii kui tuleb uus stress tegelikult, siis see närvisüsteem ei reguleeri ennast tagasi nii-öelda normaalsele baastasemele, et see selline krooniline aktivatsioon jääb sinna püsima ja sellega on vaja tegelda, et närvisüsteem hakkaks ennast uuesti reguleerima. Ma ei võtnud ühtegi abivahendit kaasa, ma oleks muidu näidanud närvisüsteemi töötamise. Siis ma jõuangi selle sama punktini, mis ma alguses korra juba välja tõin. Tegelikult enne seda see küsimuse üks poole sa vastad, teine pool, mis sa enda puhul tajud nagu isiksusena või oma energias üldse, kuidas sa maailma koged ja elu elad, et mis on seal sellised suuremad muutused? Väga hea küsimus. Seal selles osas oli 2 hästi suurt muutust, kui üks asi on, kuidas ma ütlen, üks asi on, mida sa väliselt teed, kas või see amet või mis iganes, ma võin sellest eraldi rääkida. Aga kui sa selle maha paned või seda muudad ja sa ei ole selles eas, kus seda tavaliselt tehakse 20-ndates, siis ja sa oled kaua aastaid töötanud, see kujuneb su identiteediks. Ja identiteedi muutus on, ma ütleks isegi identiteedikriis on üks asi, mis sellega kaasas käis ja see oli natuke keeruline, aga väga huvitav kogemus. Sa saadki aru, et see, mida sa oled pidanud iseendaks, see ei ole tegelikult sina. Kui sa paned selle maha, mis nagu selle fassaadi või sildi või identiteedi, siis mis järele jääb, et sa pead hakkama vaatama, et kes mina olen. Ja teine asi on see, kui sa töötad oma traumade ja emotsioonidega, siis väga paljud meie reaktsioonid ja mustrid, nii käitumis kui mõtlemis kui tunnete mustrid, meie triggerid ei ole meie iseloom. Ja me arvame, et see on meie iseloom. Palju tahta ongi sellise iseloomuga niisugune. Tegelikult ei ole, need on traumareaktsioonid. Traumad käivitavad meil kaitsereaktsioonid ju toimetulekumehhanismid. Ja kui sa nendega tegelema hakkad ja need ära lahendad, siis lahenevad ka need toimetulekumehhanismid ja sa hakkad teistmoodi reageerima, sa hakkad teistmoodi ikka tundma ja mõtlema ja ennast kogema.
Ja see tekitab uuesti selle identiteedi küsimusi, et kes ma siis olen, milline ma olen. Ja see on väga huvitav teekond. Nii äge. Ma näen sellel nii suur sarnasus sellega, mida mina praegu õpin. Seal, kus me õpime, seal räägime nagu sisemistest lastest. Et ongi need lapsed on midagi kogenud, sest ongi, mitte ei ole üks sisemine laps, vaid on iga hetk, kui sa oled kogenud midagi, väiksel lapsel on ka see, et kui keegi ütleb sulle ei, lihtsalt on ka juba trauma, sest ta teeb mingi järelduse, emotsioon jääb kehasse ja siis sa täiskasvanuks ja siis öeldakse, kuule, sa käitud nagu 5-aastane. See on täpselt sama trauma, mis tuleb mingisuguse keskkonna mõju tõttu popsti ja käitub sul seal. Ja nii ongi, ja see ongi täpselt see, millest ma räägin tegelikult, et ma ei kasutanud termineid sisemine laps või nagu nii-öelda osade töö, aga see on täpselt see, et kui meil on traumad ja need asjad on lahendamata, siis kriitilistes olukordades me ei reageeri sellest täiskasvanud mina osast, siis tulevadki need igasugused muud, et see on see, et kui sul on kuskil kellegagi konflikt, siis sa ei reageeri peaaegu kunagi täiskasvanu osast, kui sa ei ole sellest teadlik muidugi juba. Sa reageeridki sellest kohast ja vanusest, kus sa selles teemas oled haiget saanud. Just, see on nii äge maailm. Aga nüüd ma puudutaks seda, et sa ütlesid alguses, et 30 aastat, oli vist 30 oli see number, olid kroonilises stressis praktiliselt, on ju, kui sa siis mõistsid. Et Joe Dispenza, ma ei tea, kui see nimi ütleb midagi, tema räägib hästi palju sellest teemast, et kehal tekib nagu homeostaas, ta on harjunud mingisuguse bioloogilise keemilise koostisega ja ta tahab seda kogu aeg taastada ja see ongi normaalsus, muutubki täitsa normaalseks, sest inimesi võivadki olla ta stressis ja muutubki täitsa normaalseks ja kui sa hakkad stressist välja tulema, siis kehal on see nagu uus mingisugune koostis, uus mingisugune käitumine ja see on nagu ohtlik. Ei, ma tõmban siin, stressis oli palju mõnusam olla. Et kuidas see normaalsuseks muutub see stress meil, et kuidas sina said aru või mille järgi sina said aru, et tegelikult ma olen 30 aastat põhimõtteliselt nagu stressis elanud? Ma arvan, ma olin kauem stressis elanud kui 30 aastat. Ma ütlesin, ma olin 30 aastat töötanud ühel alal. Okay. Ma lihtsalt sain aru, et ma olen aastakümneid olnud kroonilises stressis. Kuidas ma aru sain? Siis, kui ma sealt hakkasin välja tulema, siis ma sain aru, et kogu see, kui sa nagu vaatad tagasi, mingid asjad tulevad meelde, siis sa saad aru, et see on kogu aeg see sümpaatiline aktivatsioon olnud sinus. Et see ei ole nii-öelda su iseloom või sinu olemus. Loomulikult ma ei saa öelda, et see oli keegi teine, kes kuidagi niimoodi reageeris või midagi tegi. Aga sa saad aru, mis on selle määranud ja mina vähemalt saingi osadest asjadest tagantjärele aru. Kuigi jah, ma ütleks, et homeostaas põhimõtteliselt on tasakaal, aga see on nagu meie loomulik olek, et kui me oleme kroonilises stressis, me oleme oma loomulikust homeostaasist väljas ja me harjume sellega ära, jah. Ja üks asi, mida ma näiteks olen märganud ümberringi, kui ma näen, et ja mitte ainult näen, vaid ka mõtlen tagantjärgi, kui palju inimesi on tegelikult stressis või läbipõlemise äärel. Kui inimesed ei suuda rahulikult olla, neil ei ole võimalik olla mõned tunnid, rääkimata mõnest päevast rahulikult iseendaga. Nad peavad kogu aeg midagi tegema, kui nad mitte midagi muud ei tee, siis on neil telefon käes ja nad scrollivad. Et see on juba näitaja sellest, et sul on närvisüsteem on tasakaalust väljas ja sul on sümpaatiline aktivatsioon, et igasugune rahuolek tundub ohtlik. Just. Et ma mõtlesingi, et keha loob nagu justkui teise selle homeostaasi, see termostaat nihkub nagu paigast ära ja võtab sellest normaalseks. Ja siis teedki mida iganes püstides samast stressiseisundis, sest see on see, kus ta energiat saab ja nii edasi. See on päris huvitav, kui nagu sinna sisse vaadata. Üliäge on juba, ma vaatan, et meil need asjad kattuvad päris mõnusalt, et siis võiks vestelda siin päris pikalt kohe sellel teemal kõigel. Aga räägi, mis sind täna nagu inspireerib ja tegutsema paneb? Mis sind täna särama paneb? Kui ma näen, et ma saan inimesi aidata ja kui ma näen, kui hädas need tublid ja ambitsioonikad võivad olla ja kuidas nad abi vajavad ja kui raske neil on seda küsida, nendel inimestel on väga iseloomulik mulle samamoodi, et ega abi ei küsita. Ja see on selle sündroomi üks osa. Mina ise ka ei küsinud, nagu ma ütlesin. Ja kui sa siis saad neid aidata, kui nad usaldavad sind ja kui sulle, ma ei tea, öeldakse, et ma olen üle 50 aasta vana ja ma esimest korda elus olen hakanud mõtlema, mida ma ise tahan või et mul oleks nagu betoonikoorem seljast maha kukkunud või vaadatakse sulle pisarates otsa ja öeldakse, et aga et äkki ma ei olegi imelik.
äkki ma ei olegi kuidagimoodi paha või katki. Et see ja kui ma siis näen, kuidas need inimesed oma elus paremini ise rõõmsamad on. Ja see ka muidugi, kui ma saan aru, kui palju ma ise olen rohkem tasakaalus. Väga äge. Ma juba siit tuleb see nagu hästi mõnusalt välja, kuidas sa võtad küsimustele vastamiseks rahulikult selle aja. Sa ei lähe nagu kiirustades, et ma pean nüüd kohe midagi vastama, on ju, vaid rahulikult hingad. Nii, mis siit tuleb, okei. Et paljudel on see, et kui küsitakse küsimusi, no peab kohe nagu midagi vastama, et see ongi see tühjus ja vaikus on kuidagi nii ebameeldiv või ohtlik. Ohtlik. Et see on hästi huvitav, et see tajun kohe seda, et sihuke mõnus rahu ja kohalolu, et kui ma küsin neid küsimusi. Aga ma küsin sellise hästi huvitava küsimuse. Vaata lihtsalt, mis sul selle peale tuleb. Sa ütlesid, vaata, et inimesi aidata, on ju, et ma tahan inimesi aidata ja soovin inimesi aidata ja lahe on, kui inimesi saab aidata. Kas tegelikult inimesed vajavad abi? Oleneb, mida sa abiks pead. Ma pigem ütlen, et nad vajavad, no see on ju kõik abi, võib-olla võiks seda teisiti sõnastada ja öelda, et nad vajavad julgustust või et keegi neile ütleks, et nad on normaalsed ja saavad hakkama aga no seda kõike võib abiks nimetada. Abi ei ole see, et sa aitad kellelgi lihtsalt kõndida või annad talle midagi, aga vahel on abi ka see, et sa näitad, mida ta ise peaks tegema. Ja julgustad, et sa saad hakkama. Et mida ma selle küsimuse ise ka nagu mõtlen, sest ma järjest rohkem mängin selle teadmisega, et mis siis, kui maailmas ei olegi mitte midagi, mitte kellegi kunagi valesti. Siis ei ole ka, sest et kui ma tahan nagu aidata, siis justkui oleks midagi kellelgi valesti, et siis on vaja teda aidata, et see on selline sügava nagu mõte sellel. Et see on hästi huvitav koht, et kui maailmas kõik on perfektne, looming on kõik perfektne, siis tegelikult polegi nagu kedagi aidata otseselt. Või kuidas sa seda näed? Sellega on nüüd niimoodi, et kõikide asjade üle võib alati filosofeerida ja kui sa siis nii-öelda integreerid või kohaldad neid päris reaalsesse ellu, siis need asjad ei lähe vahel kokku, et see on nii nagu mingid numbrid on alati statistika, on need siis haigete arvud või surmade arvud, on statistika. Kui need sind emotsionaalselt lähedalt puudutavad, siis nad ei ole enam kunagi statistika, siis nad on midagi oluliselt rohkemat. Et filosoofiliselt selle üle on aasta vähemalt 100 diskuteeritud, et kõik ongi perfektne ja kõik käib nii nagu on ja põhimõtteliselt ma ise võib-olla ka kinnitasin seda alguses, kui ma ütlesin, et minu teekond algas ju minu sünniga, et üks asi on viinud järjest teiseni. Aga kui ma mõtlen sellele, kui palju on näiteks abi vajavaid lapsi või vägivalla all kannatavaid inimesi, siis ma kas ei julge või ei saa oma olukorda ise muuta, siis ma arvan küll, et on vaja mingit välist tuge, nõu, infot, mis iganes, et need inimesed tuleksid sellega toime. Ma arvan, et me keegi ei saa kellegi eest kõndida, me keegi ei saa kellegi õppetunde ära lahendada või mingeid asju kellegi eest ära teha. Aga ma arvan ka, et me oleme siia maailma tulnud ka selleks tegelikult, et üksteist toetada ja aidata. Me ei ole hästi kaasaegne ühiskond on hästi individualistlik, aga tegelikult me vajame üksteist nii suhtlemiseks kui ka meie närvisüsteemid reguleerivad üksteist kui ka vahel aitamiseks, jah. Ja, aga see on nagu nii sügav küsimus, ma mõtlesin, et kuidas sa sina näed seda, et mulle emale meeldib mõelda seda, et miks ma teen näiteks seda, mida ma teen, sest ma soovin ise elada sellises maailmas, kus on rohkem rõõmu, rohkem armastus, rohkem hoitus, sellepärast ma seda teen. Et mitte nagu kedagi, sest mul oli ka see päästmine oli hästi tugevalt sees, kui kedagi päästa, kui ma näen keegi kannatab, siis ma pean minema päästma teda. Aga kuna ma soovin ise elada sellises maailmas, kus on rohkem rõõmu, siis ma lihtsalt jagan seda ja kui keegi tunneb, et see kõnetab teda, siis... Ma ei arva, et ma kedagi päästma peaks, see on nüüd natuke teine teema. Kuigi ma oma loomult olen ja see on ka muide trauma response, et sa nii-öelda tahad kõiki päästa ja parandada. Aga
sa küsisid, mis mind motiveerib ja kõige rohkem motiveerib mind minu sisemine tunne, et ma tahan seda teha, see huvitab mind. Aga mind motiveerib väga, kui ma näen, et ma saan kedagi aidata. Kui kellelgi läheb elu paremaks, tal lähevad silmad särama, ta saab mingist jamast lahti. See motiveerib mind kindlasti ka. Ja ma arvan, et sind motiveerib ka, kui sinu seda podcasti vaadatakse või sind kuulatakse. Et Just. oleks... Siis mõtlengi, et kui ma näen enda ümbrus rohkem selliseid, ütleme, teadlikke inimesi, kes see ei saa öelda oskavad, vaid kes tunnevad elust rohkem rõõmu, mitte ei ela seal kuskil ohvrimeelsuses ja kus iganes on ju. See on see, mis mind tõmbab ka ja see ongi see, mida ma tahan siia maailma luua. Ja kuidas sina siis täna oma seda, mis sa siis täpsemalt teed, et millega sa panustad inimeste heaolusse? Et lähme natuke nüüd sinna sisse. See on nüüd väga selline, kuidas sa aitad ühiskonda parandada? No põhimõtteliselt, kõigepealt ma panustan ühiskonna arengusse sellega, et ma hoian iseennast paigas ja heas kohas tegelikult. See töö algab suures osas iseendast, ka iseenda mõistmisest. Ka kui mõistad takkajärgi, et oled oma elus nii-öelda palju vigu teinud või palju haiget teinud, võib-olla ei saa aru, kunagi ei saanud aru, miks sa midagi niimoodi tegid või käitusid või olid. Aga siiski see, mis ma nii-öelda nagu väljapoole teen, siis see töö sellesama stressi, kroonilise stressi, keeruliste ärapeidetud emotsioonide, mustritega, läbipõlemisega, nagu ma ütlesin, tegelikult see taandub närvisüsteemile. See ei ole see, et meil on mingi mentaalne probleem siin peas. Meil traumad ei ole ka peas, need on meie kehas. Ja kui keegi ongi suures stressis või kroonilises stressis, on läbipõlemise äärel või ei saa aru, miks mingid asjad teda niimoodi trigerdavad, miks need emotsioonid niimoodi teevad, miks nende reaktsioonid sellised, miks nad nii väsinud on, miks nad ei jaksa, miski ei paku rõõmu. Ja kui see siis ei ole depressioon või meditsiinilist abi vajab seisund, sest nendega ma ei tegele, siis see on selline üks-ühele töö. Aga mu ideaalnägemus on selle kõrvalt või pigem kursuste ja töötubade ja koolituste tegemine, sest esiteks aitab see jõuda rohkemate inimesteni ja teiseks see on suures osas selline ennetustöö või haridustöö, et mida rohkem me teame, kuidas meie töötame, meie närvisüsteem ja emotsioonid, siis me ei jõua sellisesse kohta. Et inimesed saaksid õigel ajal ja varakult aru, et mul oleks vaja midagi muuta, mitte nad ei teeks nii, nagu mina tegin ja siis nad võtaks selle muudatuse ette. Et tööandjad hariksid oma töötajaid, et nad koolitaksid teid, et nad oskaksid stressi juhtida, et nad ei jõuaks läbipõlemiseni. Ja võib-olla ka sellise emotsionaalse tarkuse või reguleerimise õpetamine lisaks sellele, et tegelikult peaks koolis juba õpetatama seda, et mis need emotsioonid on ja mida nendega teha ja nende allasurumine ei ole üldse mitte mingi hea lahendus. Või ma olen viimasel ajal kuulnud paar korda sellist väidet, et eriti meesterahvad on altid nii ütlema, et kui mul on mingi emotsioon, mis mind segama hakkab, siis kui ma mõtlen, et see emotsioon ei ole mulle kasulik ja et seda mul ei ole vaja, siis mul seda emotsiooni enam ei ole. Tegelikult ta lihtsalt surub selle emotsiooni kusagile peituse, varem või hiljem lööb kusagilt tagasi nagu vedru. Ja et inimesed õpiksid, mis asjad on emotsioonid, mis on normaalne suhtlemine, mis on toksiline suhtlemine, mis on manipulatsioon, et nad tunneksid oma emotsioonid ära, et nad saaksid teistest inimestest aru. Väga äge. See oli nii lahe, et kui see emotsioon pole mulle kasulik, kui mõtleme, millest kõik lood on, või kui me läheme nagu päris filosofeerima natuke sellel teemal, et kui võtame näiteks sellise reaalsusmudeli, et on siis see nii-öelda allikas, mis on loonud kõik ja kogebki seda kõike läbi siis meie erinevate perspektiivide inimestena siin. Ja kõik, mis ongi see energia, või nimetame seda energiaks, nimetame allikaks, kes kuidas nimetab, siis emotsioonid on samamoodi seesama ju energia, mille me oleme mõnes mõttes ise lukustanud oma kehasse, meie oma loomise energia. Ja kui me ütleme nüüd, et see emotsioon tuleb üles, et see pole mulle kasulik, see on põhimõtteliselt oma energiale ei ütlemine. Et mul on just pigem see, et emotsioon, ma saan oma energia nüüd tagasi, ma saan hakata sellega midagi muud looma. Ja see ongi tunne, et selle emotsiooni lõpuni võtad selle laielikult vastu ja siis see vabaneb kellel kus iganes. Minul on krooksud tulevad, keha vapub ja mis iganes asjad on. Ja siis on jälle siuke äge. Et öelda, et emotsioonid pole mulle kasulikud, et see ongi nii lahe.
Jah, ühtepidi on see tihtilugu ongi selline maha surutud energia, näiteks kui ärevusega tööd teha, siis osa ärevust on maha surutud teemad, hirmud ja asjad, aga osa ärevust tegelikult on meie eluenergia, mis liikuma hakkab ja mida inimesed maha püüavad suruda. Aga teine asi on see, et emotsioonid on kui me mõtleme sellele, et siin peas ehk ajus on meil nii-öelda teadus, kuigi okei, me ei hakka filosofeerima, et meie teadus on meist väljaspool, räägime nii-öelda nagu arusaadavates terminites. Ja meie alateadvus on meie kehas, meie närvisüsteemis, aga meie kehas. Ja 90–95%, keegi ei pane joonlauda ja ei saa täpselt mõõta seda. Protsenti meie otsustest ja meie käitumistest on mõjutatud alateadvusest ehk emotsioonidest, siis äkki langeb ära see küsimus, et milleks meil neid emotsioone vaja on. Ja teine teema on see, et emotsioonid on närvisüsteemi keel, millega ta meiega räägib. Meil tekib emotsioon või kehataju millisekundiga. Siin tekib reaktsioon oluliselt aeglasemalt ja me teeme oma otsused reeglina oma emotsiooni pinnalt, isegi või kehataju, isegi kui me ei saa aru, et me seda teeme. Emotsioon on närvisüsteemi keel või signaal, millega ta meile midagi öelda tahab ja siis, kui me ütleme, et see pole kasulik, no ma ei tea, kas see on siis see, et lülitame suitsuandurid välja, sellepärast et meil ei ole neid vaja, nad ei ole meile kasulikud. See oli päris hea näide praegu. Ja lähme natuke sinu sellesse, kuidas sa siis inimesi aitad, toetad. Et kes on, kellel sinu tugi nagu kõige rohkem, keda sa tunned, et sa saad kõige rohkem toetada oma tegemistega? Kus see inimene nagu, kuidas inimene tunneb ära, et ma olen nüüd selles kohas, et nüüd Anneli on täpselt see inimene, kelle juurde minna? See läheb natukene võib-olla vastuollu sellega, mida turunduses ja müügis õpetatakse, et tee oma sihtrühm nii kitsaks kui võimalik. Aga kui ma peaksin seda hästi kitsaks tegema, siis põhimõtteliselt sellised, nagu ma ise olin. Intelligentsed, võimekad, väga head spetsialistid, kes justkui tulevad väliselt hästi toime, aga seesmiselt ei tule, on kas kurnatud, kroonilises stressis, läbipõlemise äärel, krooniliselt väsinud, hädas keeruliste emotsioonidega, ei saa aru, miks mingid asjad nii on, ei suuda puhata, põhimõtteliselt sellised teemad. Kes iganes, kes tunneb, et ta selliste asjadega häda on ja kellega sa klapid, sest et sellise inimesega peab kontakt tekkima. Ja seal on oluline, et inimene mõistaks ka, sest et Urve kirjutas siin ennem, minul oli taipamine, et mind ei ole üldse vaja ja ümberringi oligi kõik must, aga peretuttavad taipasid minuga midagi valesti ja tulid kiiresti kohale, tõmbasid mu välja. Et me ise ei suuda isegi näha, et me oleme tegelikult, ütleme otseselt nagu sitas. Ja siis keegi peab sellele nagu tähelepanu juhtima. Et kuidas inimene märkaks neid märke? Ega siin ei aitagi muud kui tegelikult harimine või nii-öelda teadvustamine, aga selleks, et inimene ise midagi teadvustaks, ta võib lihtsalt tunda, et midagi on valesti, aga ta ei pruugi aru saada, et ta peaks midagi muutma, veel vähem seda, mida muuta. Aga kui inimesi harida, kui koolisüsteemis on seda vähe, kui kirjutada artikleid, teha selliseid podcast'e, mis iganes, keegi on kuskil lugenud ja kui ta jõuab samasse kohta, siis tal hakkab meenuma, et kuskil midagi sellest oli räägitud või et ta ei hakkaks alles siis otsima, kui asjad nagu juba täitsa hullud on. Sest kui sa tead, et nii nagu meile lapsepõlves või koolis ka õpetatakse, et kui suitsuandur hakkab karjuma, siis tee nii või et kui sa näed elektrijuhet maas, ära mine lähedale. Kui sul on sellised teadmised kuskilt saadud, siis sa oskad ka reageerida või neid rakendada, kui neid vaja on. Just. Aga hea. Ja kui inimene tunneb ära, et ma tahan Anneli juurde minna, et ma tunnen, et ma saan sealt tuge, kuhu sa aitad neil jõuda, et mis nad nii-öelda võidavad, kui me saame öelda nii? Kui nüüd hästi suureliselt öeldes nad saaksid iseennast tagasi, aga et nad saaksid endaga paremini toime tulla, et nad suudaksid ja oskaksid oma emotsioone reguleerida, et nad tunneks need emotsioonid ära, et nad suudaks oma närvisüsteemi reguleerida, sest et jõuaks läbipõlemiseni. Sest stressi meie elus on paratamatult. Emotsioonid on meil kõigil. Küsimus on selles, mis me sellega teeme, kas me oskame sellega midagi teha, kas me oskame seda juhtida, seda maandada, kas me oskame oma närvisüsteemi saada normaalsele tasandile tagasi?
ja ma lubasin alguses, et öelge, kommenteerige siin tere, on ju, et siis lubasin tervitada, siis ma tervitan ka Riinat, tervitame siit ja Tiiat tervitame siit, sest siia tuli tere alguse poole juba juurde. Kuna ma lubasin, et ma tervitan, kui te ütlete mulle tere. Mis on sinu, hakkaksid aga otsi kokku, et ma üliäge on olnud vestelda, see teema mind ka väga-väga kõnetab, sest mul endal samamoodi no väga pikalt proovid mingisugust asjadest nagu mingit mustritest nagu välja murda ja lihtsalt teed välismaailmas nagu kõik, mida öeldakse, pane strateegiad, asjad kõik paika ja nagu ei toimi. Ongi needsamad need lapsepõlvetraumad, need väiksed minad siis tegelikult tunnevad sellega mingi oht või mis iganes see on ja kui ära ei lahusta, siis et see on üliäge teema. Aga mis on sinu visioon sellega, mida sa praegu teed, et kus sa näed ennast või kuhu sa sooviksid jõuda selle kõigega? Mõnes mõttes ma juba ütlesin, suurim visioon ongi see, et inimesed oskaksid endaga toime tulla, et inimesed tunneksid emotsioone, et nad saaksid aru, kuidas närvisüsteem töötab, et nad ei teeks endale ega teistele kahju, aga eelkõige endale, et nad oskaks ära tunda manipuleerimist, toksilisi käitumismustreid, ei jõuaks läbipõlemiseni, oskaksid ise abi saada, abi pakkuda, kui kellelgi vaja on, et nad saaksid aru, mis nende ja teistega toimub ja et nad ei mõistaks kohut. Aga see on suures osas koolituste teema. Väga äge. Ja kust inimesed sinu tegemistega kursis saavad olla, kus sind leida võib? Mind võib leida mu kodulehelt www.anniversum.eu. Ma arvan, et sa paned nad sinna podcasti alla kusagile ka. Mul on YouTube'i kanal, kuhu, see on suhteliselt algusjärgus, aga ma plaanin sinna pannagi sellist harivat sisu hästi palju, et inimesed saaksid rohkem teadlikuks. Ja mu kodulehe meiliaadressiga on praegu probleem, see ei tööta nii hästi. Ja kui keegi tahab meili saata, siis anneli.tahse@gmail.com on see, mis töötab. Aga koduleht mul on, selle ma ütlesin, YouTube'i kanal. Anniversum.eu. Jah. Et selle lingi ma panen pärast siia alla ka. Kui inimene tunneb, et tal ongi selline läbipõlemine, on ju kas silmapiiril või juba on selles sees, väsimus, stress ja selline, läbipõlemisel on üks indikaator ka see, et motivatsioon kaob ära põhimõtteliselt, sul kaob huvi ära asjade vastu. Et kui inimene on sellises olukorras, mis oleks sinu soovitus, kuidas ta ise ennast juba täna aidata saaks? Esimene soovitus on puhata, natuke aeg maha võtta, lubada endale hingamisruumi, et aru saada, mis toimub. Väga äge. Ja siis juba on pea selgem ja siis saab vaadata, mis need sammud on seal ja mis teha edasi. Siis on ka näha, kas puhkus aitab või ei aita. Ja, just. Aga üliäge oli vestelda sinuga, aitäh, et sa tulid jagama oma lugu, jagasid oma kingitust ja soovin sulle kõrget lendu, oma visiooni täitumist, et rohkem inimesi saaks teadlikuks oma kehast, oma emotsioonist, oma potentsiaalist tegelikult ka ja mis nüüd veel kõik võimalik on. Aitäh sulle. Aitäh. Ja aitäh kõikidele, kes siis siin tervitasid ja kommenteerisid ja näeme taas järgmine kord. Tšau!